on nüüd näha, et on sellised toredad päkapikud. Millest need tehtud on ja kuidas need valmistati? Need väiksed päkapikud on tehtud savist ja valmistatud käsitsi, igaüks eraldi, pluss veel kõik eraldi käsitsi glasuuritud ja üks igavene nikerdamine on. Jah, aga lõbus. Laadal on päkapikke 80 ja 20 läksid ühele lapselaadale ja 20 läksid heategevuseks ühte lasteaeda, kus on ka minu laps. Ja kas päkapikud tegite päris ise? Ikka ise, ikka oma väikeste sõrmekestega. Palju õnne meie maa tellimuse puhul, et kas te olete pidev meie maa lugeja? Jaa. Ja tahtsin tellida aastaks, aga ei õnnestunud, sest ei saa kaardiga maksta. Sularaha pole. Mis teile meie maas kõige rohkem meeldib? Kõik meeldib. Ma olen nii palju aastaid lugenud, ma ei kujuta ette, et mul teda ei oleks äkki. Teie ei kujuta ette, et te peaksite meie maa vahetama mõne teise ajalehe vastu? Ei. Mul käib peale meie maa veel postimees ja ma olen täiesti rahuldatud. On näha imeisuaratavaid muhvineid. Kas ise küpsetasite? Täiesti ise eile mitu tundi järjest. Ja mis maitsega on? Osad on šokolaadi maitsega ja teised on vanilli maitsega. Ja kas ise olete suur küpsetaja? Üsna, iga päev ikka midagi küpsetan. Mis siin veel pakud on? Kõrvarõngaid on, mille ma olen ise täitsa teinud ja päkapikud on minu ämma tehtud, et neid ma esindan siin tema eest. Ja siis on pisikseid jõulukaarte, mida saab siis kingipakkide külge panna ja nime siis peale kirjutada või muud head soovid. Ja siis on veel häid mõtteid siin müügil. Mis need head mõtted on? Seal on erinevad aforismid või sellised ütelused, et mis siis niimoodi aitavad, ütleme, päeva õhtusse saata. Mis on sellise ühe õige piparkoogitaigna retsept? Hea piparkoogitaigna põhikomponent on või. Et see on see, mis teeb ühest korralikust taignast maitsva asja. Et margariini ei tasu kasutada, et ikka see mõnus suus sulav või. Ja kui kaua olete kätte harjutanud taigna tegemise peal? Taigna tegemine on nüüd 3. aasta. No mis see põhikomponent on ikka südame soojus ja armastus töö vastu. Mis siin täna täpselt teha saab? Meil on siin erinevad müüjad, lisaks on töötoad, kus saab siis kingitusi pakkida ja spaas saab siis kätehoolitsust ja peamassaaži. Lisaks on ametikooli juuksurid, kes teevad meil ilusad soengut pähe. Ja meil on ka lastehoid, et kui lapsevanemad siis soovivad laada melu nautida ja ostelda, siis üleval saavad siis lastehoius oma lapsed nende professionaalide hoole alla jätta. Ja hea tegevuslik laak, räägiks sellest lähemalt. Meie laadatulu läheb siis Pöides elava 6-lapselise pere jõulukinkide ostmiseks. Et me oleme teinud selle sama perega koostööd perevanematega ja uurinud välja selle, et mida neil lastel oleks vaja. Et meie kingitused on praktilised ja me tahame, et ka pikemas perspektiivis neist kasu oleks, et võib-olla mõnikord laatadelt need tulud võib-olla lähevad mänguasjade ja selliste ostmiseks, et me oleme veidi praktilisemad. Ja mitmendat aastat ametikool oma jõululaata peab? Ametikooli jõululaat on 6. aasta ja heategevuslik on sellest, ma arvan, et 3.